korraldama, siis eks me olime ise ka natuke hirmul, et me teeme esimest korda sellist asja üldse siin elektrivaldkonnas, et tavaliselt on olnud need üritused sihuke business to business, et noortele on ka tehtud natukene sellist võib-olla robootika poole peale, elektriautod sihuke nagu pigem niši teema, aga meie võtsime nagu elektrivaldkonna üleüldiselt ette. Meie eesmärk oligi, et need ürituse külastajad, kes siia tulevad, et need saavad siit inspiratsiooni ja võib-olla midagi uut endaga kaasa. Positron minu jaoks ongi see huvi tekitamise üritus, et tekitada noortes huvi elektrivaldkonna vastu ja harida, aga need harimatuid inimesi nagu mina, et kuidas elekter töötab, kuidas ehitada vooluringi, et see kõik algab tegelikult basic asjadest. Et millist tulemust siit näha, ma arvan, et iga asi võtab aega. See on fakt, et kohe ilmselt me ei näe, et noored energiafirmadesse tööle jooksevad, aga see tulemus, seda saakski mõõta, ma arvan, ikkagi aastatega ja praegu ma arvan, et veel vara öelda, mis see tulemus on, aga pikas perspektiivis ikkagi see, et noored huvituvad teemast ja lähevad siis nendesse firmadesse tööle, kes siin on. Me oleme tudengivormelist, arendame siis tudengeid ja inseneeriat ja tudengeid just seeläbi, et igal aastal tulevad uued tudengid meeskonda ja ehitavad valmis uue isejuhtiva elektrivormeli. Siit välja kasvanud tudengid on energeetika valdkonnas väga hinnas, et me arendame siin ise enda jõuülekannet alates siis akupakist ja inverteri kontrollerist, et kõik need teadmised on energeetika valdkonnas väga kõrgelt hinnatud ja teretulnud. Positroni konverents on olnud minu jaoks ülimalt hariv. Enne siia projekti tulekut ma väga ei teadnud sellest valdkonnast mitte midagi ja kõikide nende pressinurga intervjuude ettevalmistuse jooksul ma sain lihtsalt niivõrd palju targemaks. Ütleme nii, et selle valdkonna edendamises kaasalöömine on olnud väga vahva ja loodetavasti on see üritus ka nende noorte jaoks, kelle jaoks võiks see valdkond olla tulevikusuund, teinud teda atraktiivsemaks ja andnud julgust minna seda valdkonda õppima. Meie tegeleme siis päikeseauto ehitamisega ja meie eesmärk on siis Eestis inseneeria populariseerimine. Me proovime arendada inseneeria huvi Eesti noorte seas. Kuidas me seda saavutame, ongi päikeseauto ehitamine ja tahame siis päikesetehnoloogiat edasi arendada. Meil on oma akadeemia, kus me arendame noori, kes on meie tiimis, saame inseneeria koolitusi, erinevatel aladel koolitusi. Me arendame iseenda akupakki, teeme tagasi koolitunde gümnaasiumites, põhikoolides ongi, et anda noortele võimalust kuulda inseneeriast ja üldse sellest elektrienergeetika alast. Positroni üritust. Mõtlesin umbes täpselt nii palju, et ma panen tule kustu ja see säästab elektrit. Aga nüüd, olles selle kõige sees ja olles siin ise koha peal käinud ka, siis ma kuidagi märkan kõike nii palju rohkem. Ma saan väga palju rohkem aru, et seda elektrit on absoluutselt igal pool ja terve mu elu sõltub sellest. Ma ei saaks midagi teha, kui mulle läheks elektrit. Ma arvan, et see teedab täpselt seda eesmärki, et inimesteni jõuaks see informatsioon. Tulevikus ma arvan, et veel rohkemad koolid võiks sellest üritusest osa võtta. See on tasuta, see on hästi lihtne viis, kuidas väga kiirelt seda infot kätte saada. Minu silmad on väga palju avanenud ja ma arvan, et siin on tore ja just see täidab seda eesmärgi, et inimestel oleks info kättesaadavam ja lihtsasti kätte.